uskuda, sulgkaal sai ilumärgi. Sulgkaal! Enne meid! Lahe ilumärk, sulgkaal. Näeb hea välja. Mina annan alla. Ma tean. Vastus meie muredele. Varssade vaba teataja. Kuidas kooli ajaleht meid ilumärkidega aitab? Tule juba. Oi, see on vanaema, ma pean lippama. Ajaleht võib isegi hea mõte olla. See on proovimist väärt. Su ajalehe mõte kukkus läbi. Me proovisime kõike, papier-machest linnupesadeni ja miski ei toiminud. Mis sulle nalja teeb? Mina mõtlesin, et me peaksime ise lehte välja andma, et saaksime ilumärgida ajakirjanikena. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, see sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Homme näeme, lapsed. Need, kes tahavad ajalehe juures kaasa lüüa, jäävad siia, sest nõupidamine algab nüüd. Ajakirjanduse ilumärgid. Hea mõte. Tere tulemast, ponikesed. Nagu teate, lõpetas meie peatoimetaja eelmisel aastal kooli. Mina. Jah, mis on peatoimetaja? Hea küsimus, Mesimaa, kus sul on ajakirjaniku vaistu? Varssade vabad teatajad annavad välja õpilased ise. Mina olen ainult nõuandja, seega on peatoimetajaks poni, kes vastutab lugude valimise eest ja hoolitseb, et need õigel ajal trükki jõuaks. Nagu ma ütlesin, on meil sel aastal uus toimetaja. Teeman, Tiara! Ma jätan teid nüüd ülesandeid arutama. Lõbutsege! Hästi, kuulake nüüd. Varssade vaba teataja on naljanumber. Keegi ei võta seda tõsiselt. Ma kavatsen uue peatoimetajana meie hiilgused taastada. Esmalt, kes on fotograaf? Mine välja ja jäädvusta kõike. Mina otsustan, mis on tähtis. Teie ülejäänud. Ma tahan tõsiseid uudiseid ja huvitavaid arvamuslugusid. Ei ühtegi ninnu-nännu lugu nagu eelmisel aastal. Aga ninnu-nännu oli väga hea toimetaja. Nüüd on siin uus võim. Ja mina tahan mahlakaid lugusid. Mida mahlasem, seda parem. Minge nüüd ja hakake raporteerima. Lähme minema, tüdrukud. Proovime parem uuesti kastide pakkimist. Aga see võib olla meie viimane võimalus ilumärgid saada. Äkki meist peavadki ajakirjanikud saama? Kas see ei ole veidi vaeva väärt? Sul on vist õigus. Me võime ju Teeman Tiarat veidi aega välja kannatada. Ilumärk on eluaegne. Lähme siis ja saame oma märgid. Minu esimene lugu on eksklusiivintervjuu. Ma nägin ühel päeval tervet pesatäit linnupoegi. Meie lugejad ahmiksid kindlasti selliseid lugusid. Vanaemal on palju häid lugusid. Ma teen vist loo Ponilinna ajaloost. Ma loodan, et teil on midagi, sest seni pole meil midagi, mida lehte panna. Sündisid linnubeebid, harulduse uus kuumüts, Ponilinn varased aastad. Ma ei tea, kuidas teie seda kutsute, aga uudised need ei ole. Me lihtsalt mõtlesime, olgu päeva lõpuks minu laual midagi muud ja olgu see mahlane.
mida? Kas tead, mida ma selle loo saamiseks läbi pidin elama? Sa ei taha teada, mida mina pidin tegema. Võta see ära, konnake. Võta see ise ära, tiigrike. Lõpeta, sa teed asja hullemaks. Suurepärane, ma võtan ise. Võta ära. Hei, sulkaal, tule siia. Tee sellest paar pilti ja saame lõuna ajal kokku. Tüdrukud, mul on lugu. Tiigrike, konnake ja äpardunud mullike. Ja siis ei saanud kooli suurim vembutaja enam ei tagasi ega edasi sõna otseses mõttes. Varssade vabas teatajas on ju tavaliselt igavad lood. Nii naljakas. Meie emad on alati öelnud, et mingil viisil lõpetame ajalehes. Ja vaadake, me saime nätsu välja. Teie lugu on sensatsiooniline. Ma ei taha enam, et te uudiseid kirjutaks. Ma tahan rohkem seda laadi lugusid. Lugusid ponidest ja nende eraeludest, asjadest, mida nad teevad, kui nad arvavad, et nad on üksi. Teie 3 hakkate kirjutama seltskonnakroonikat. Ja mulle meeldib teie varjunimi. Külakell. See on ju geniaalne. Meie kõigi nimed ei mahtunud ära, sellepärast mõtlesime uue nime meie kõigi kohta. Ma tahan rohkem külakella jutte. Hästi tehtud, tüdrukud. Meil on annet salajuttude välja nuhkimiseks. Kui me saaksime kirjutada veel paar külakella lugu, siis saaksime kindlasti ilumärgid. 1004. On sul midagi? Ei. Õunaõis? Kahju küll. Vaatame tõele näkku. Koolis ei juhtu midagi eriti mahlakat. Me oleme hukule määratud. Mesimagus. Teda kasvatati küünis või mis? Nuhkida ei tohiks haruldus. No, aga see on liiga lõbus. Tere, mis see siis on? Nätsune tagaots. Kui naljakas. Kas sa palun saaksid veidi vaiksemalt naerda? Ma siin üritan. Hei! Ma lihtsalt... Kas sa sorid mu sadulakotis? Kuidas sa julged? Noh, aga see külakellaveerg on nii naljakas. Kas sulle meeldib kooli ajaleht? See on palju mahlakam kui meie vana Ponilinna Ekspress. Kas ma võin seda laenata, et sõpradele näidata? Sinu sõbrad tahaksid Varssade vaba teatajat lugeda. Neile meeldiks külakell. Kes ta on? Ma ei ole temast varem kuulnud. Kas ta on uus? Me andsime liiga ruttu alla, tüdrukud. Unustage koolist lugude väljapigistamine. Me peame laiemalt ette võtma. Ponilinnast leiaks kindlasti mõnusaid kuulujutte. Peame sulkkaalule ütlema, et ta peab ületunde tegema. Mesimagus, sa oled geenius. Keeksi ja kõrvitsakook. Poes käik lõpeb pisaratega. Külakell sai jälle hakkama. Ponilinna ajalehekiosk tahab Varssade vaba teatajat levitada. Ponid aina käivad seda küsimas. Saada neile 20 koopiat. Kui otsa saab, saadame veel 20. Teie 3 teete head tööd. Kirjutage aga juurde. See on vahva. See on õige elu, kas pole, tüdrukud? Parim kabjahooldus, mis mulle tehtud on. Just nii. Ma ei tea, kas ma üldse olen kunagi nii lõõgastunud olnud. Hei, sõbrad! Uus külakell ilmus just. Suure ja vägeva triksi saladus paljastatud. Me juba lugesime seda, Vikerkaar. Tule lõõgastu, naudi kabjahooldus. See on imeline.
Kas sa unustasid, kellega sa räägid? Kabja hooldust lasen teha sellel päeval, kui vigurlennu loa ära annan. Pealegi pole ma seda lugu veel lugenud. Tee seda siis vaikselt, eks. Mõned üritavad lõõgastuda. Mulle meeldib ka külakell, aga kas ta teie arust ei ole vahel veidi õel? Ta ei ole õel, Videvik, ta on vahva. Taevalik, täpselt nagu meie. Külakell ei austa ühegi poni privaatsust. Võta vabamad, Videvik, need on süütud kuulujutud. Jah, Videvik, no kuule seda. Linnapea polegi loomulik hall. Linnapea on segatud laka värvimiskandaali. Kes ei tahaks seda lugeda? Mul on lihtsalt kahju neist ponidest, kellest jutt on. Kas neil ei ole mitte häbi? Välja teed! Kas tead, kui vinge see on, kui sinust lehes kirjutatakse? Vikerkaar, löö parem kampa ja lase Kabja hooldust teha. See on siis nii hea. No olgu, äkki üks kabi. Unusta ära, mulle ei meeldi, kui keegi mu kapju näpib. Küll mulle meeldiks, kui külakell minust loo teeks. Minust juba tegi. Mida? Eksklusiivne. Kohalik draakon räägib suu puhtaks. Astel räägib avameelselt kenterlotist, uinakutest ja oma lemmikkalliskividest. See on siiani meie parim lugu. Pigem teie kõige kehvem lugu. Külakell ei saanud ponilinnas kuulsaks selliste ninnunännu jutukestega. Tal on õigus. See lugu on veidi pehmem kui meie tavapärased lood. Kas te tunnete ennast ka natuke süüdi? Nagu võiks me teiste tundeid riivata. Jah, ma ei tahtnud midagi öelda, sest kõigile meeldib külakell nii väga. Aga ma natuke lootsin, et saaksime hakata rohkem selliseid lugusid kirjutama. Mina ka. Kui me tahame ilumärgid saada, peame ponidele andma, mida nad tahavad. Õunarüüp magab tööpostil. Kas sa suudad seda uskuda? Ja see, suur Macintosh, mida ta varjab? Kes see külakell oma arust on? Kuulake seda. Videviku sära, Kenterlotis olin ma snoob. Soomuseline allikas Pepsi poni lähikonnast ütleb, et Videviku arvates pole ponilinnas muud kui mudased teed ja alamklassi mühakad. Astel! Kuidas sa võisid midagi sellist öelda? Ma ei öelnudki. Külakell mõtles selle välja. Ma pole kunagi midagi sellist öelnud. Ponid, palun. Ta on lihtsalt ohutu kooliponi, kes levitab veidi kuulujutte. Te teete sellest liiga suure numbri. Aga need on valed. Külakell kirjutab, mis pähe tuleb. Teda ei huvita, kelle maine ta hävitab. Põbelusel on sabapikendused. Roosa on kontrollimatu bioloom. Mida? See on tõsi. Mul on probleem. Oot, kuulge, siin öeldakse, et koogid lähevad lahku. Lähme või? No, minu elu on ametlikult läbi. Külakell jõudis pilvelinnani. Vikerkaare sööst, kiirusteemon või tossike. Krabasin nii palju koopiaid, kui jõudsin, aga ma jäin hiljaks. Ma olen naerualune. Näed, Aruldus, need süütud kuulujutud võivad väga haiget teha. Ausalt, teil ei ole huumorisoont. No ta norib natuke mõnede ponide kallal. Äkki nad on ära teeninud? Ma hävitan ta! Draamakuninganna päevikud, too mu päevikud ära trükkinud. Kuidas külakell mu isikliku päeviku kätte sai? Me peame selle lõplikult ära lõpetama. Mesimagus töötab ajalehe juures, ehk teab tema, kes see külakell on. Minu õde ei suhtleks kunagi nii jõudse isikuga nagu külakell. Kuidas sa võid midagi sellist isegi mõelda, Videvik? Miks? Ta on ju kõige süütum, kõige armsam, kõige kurjem poni kogu ponimaal. Kuidas võis mu enda õde mu salapäeviku varastada? Kuidas võis mu oma õde olla? Külakell! Külakell! Sa tead, kuidas sa teada said? Su reetmine läigib lehekülgedelt vastu. Oi jah, kuidas sa võisid mulle niimoodi teha? Sa varastasid mu salapäeviku ja avaldasid selle, et kõik saaksid lugeda. Kuulujutud võivad väga haiget teha.
See on teise privaatsuse rikkumine. Nagu siis, kui mina su sõdulakotis sorisin. See ei meeldinud ju sulle, mis? Ei. Oluline on see, et sa mõistaksid, mis tunne on neil ponidel, kellest sa lugusid kirjutad. Ma mõistangi. Ja me oleme ennast süüdi tundnud, aga me tahame nii hirmsasti ilumärke. Kas sa tõesti arvad, et õelate asjade kirjutamine ja teiste õnnetuks tegemine on sinu saatus? Kui sa nii ütled. Ei, ma ei luba teil lahkuda. Aga kuulujutud, mida me trükime, teevad ponidele haiget. Tunded! Mind ei huvita tunded. Külakell on mu igapäevane leib ja ma ei lase teiesugustel pailastel seda mult röövida. Meil on kahju teemant, Tiara, aga me oleme otsustanud. Jah, sa ei saa sundida meid kuulujutte levitama. Neid näete. Äkki te ei taha ikkagi lõpetada? Mina käskisin sul kaalul jäädvustada kõike. Ja täpselt seda ta tegigi. Anna siia. Vabandust, tüdrukud. Need on varssade vabateataja omand. Ja kui külakell peaks erru minema, siis on mul midagi augutäiteks vaja. Nüüd minge ja tooge veel külakella lugusid. Me leiame mingi väljapääsu, tüdrukud. Äkki on Vikerkaarel meile lugu. Temast on alati mõni kuulujutt. Vikerkaaresööst. Kuule, Vikerkaaresööst. Nii, kas see ei ole mitte külakell? Sa siis kuulsid, mis? Nalja teete, kõik ponid siin linnas teavad, et see olete teie kolm. Äkki sa lubaksid endast kirjutada ühe loo? Oi, tere, Ingel. Kas võberus on kodus? Hei, mis nüüd? Ahaa, Videvik arvas, et te võite siia tulla. Ta lõi juu välja. Ole nüüd, õunarüüb. Kas sina oled samuti meie peale pahane? Jah. Sa isegi ei räägi meiega. Ei. Sul peaks häbi olema. Alandasid oma õde ja mind niimoodi. Me ei taha ühegagi teist rääkida. Võtke oma väike kuulujutuveerg ja häbistavad fotod ja minge minema. Me lõhkusime kõik oma sõprussuhted ja meil ei ole ikka veel ilumärke. See on ajaloo kõige hullem päev. Oota homseni. Meie kõige häbiväärsemad hetked avaldatakse kõigile naermiseks. Mida me siis teeme? Ma ei tea. Aga me ei lahku siit, kuni pole midagi välja mõelnud. Ongi kõik. Külakella aeg on läbi. Trüki need ära. Ma tahan, et ajaleht oleks ponilinna igal tänavanurgal. Just nii. Pidage trükipress kinni. Need ei käinudki veel. Meil on külakella lugu. Teil vedas, et ma olen kena. Vaadake, et seda rohkem ei juhtuks. Või muidu. Hästi tehtud teemat, Tiara. Hoidsid järjekordse kriisi oma imeliste diplomaadivõimetega ära. Külakella avalik kiri ponilinnale? Mis see siis on? Seda ma niimoodi ei jäta. Avaldan pildid homme. Nüüd jändasid nad küll vale poniga. Ponilinna elanikele. Juba mõnda aega olete lugenud meie lugusid, et saada teada viimaseid kuulujutte. Aga see on mu viimane lugu. Tahame vabandada valu ja häbi pärast, mida põhjustasime. Sest teate, tegelikult olen ma 3 varssa, mesimagus, õunaõis ja 1004. Läksime hoogu, kui meie lugude populaarsus kasvas. Me teadsime, et see, mida teeme, ei tundu õigena, aga eirasime süütunnet, sest paistis, et kõik ponid tahavad meie kirjutisi lugeda. Lubame, et edaspidi austame ponide privaatsust. Ega levita enam kuulujutte, mis haiget teevad. Ponilinn, me saame teilt ainult andestust paluda. Viimast korda. Musid ja kallid, külakell.
nii, ajakirjanikud, ma vist andsin algajale peatoimetajale liiga palju võimu. Mul on kahju teemat, Tiara, aga ma pean selle tiitli sult ära võtma. Ja mis Varssade Vaba Teataja toimetajasse puutub? See on teie uus peatoimetaja. Sultan! Tema! Kuidas minuga jääb? Võta! Mind ülendati fotograafiks. Tõlkis Käri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.